Tihtilugu soov minna eelmiseid elusid uurima hüpnoosi tuleneb sellest, et ei ole soovi tegeleda selle elu asjadega, nende probleemidega, mis sul parasjagu siin laual on. Ei ole rahulolematust sellega, mis sul on praegu. Ehk siis sa ei ole rahul sellega, mis sul on ja üritad minna kuskile väga kaugele teistele planeetidele või eelmiste elude hüpnoosi, et lootes, et midagi paraneb siin, aga midagi siin ei parane sellest. Lihtsalt täna mulle kirjutas inimene, kes soovis eelmiste elude hüpnoosi ja ütles, et ta soovib järgmises elus ka teisele planeedile minna. Ja kui ma küsisin, kas ta on endaga tegelenud, kas ta on psühhoteraapias käinud, siis vastus oli ei. Ja kui ma küsisin, mille jaoks see talle vajalik on, vastus oli, et huvi. Lihtsa huvi korral ei ole vaja sinna minna, sest see on ohtlik. See on ohtlik teie tervisele, see on ohtlik teie psüühikale ja see on ohtlik teie kehale. Nii et ärge minge sinna sügavustesse, kui te ei ole selleks valmis. Kui te ei ole ära õppinud või ära teinud oma kodutööd, kuidas siin selles reaalsuses olla rahul sellega, mis sul on siin ja praegu. Kui sa ei ole läbi töötanud oma valu, oma kurbust, oma sisemist auku, mis tõmbab kõiki endasse, sa jätkuvalt projitseerid oma lapsepõlve traumasid partnerite peale, teiste inimeste peale. Ja siis tahad minna eelmistesse eludesse. Vabandust, aga see on puhas lollus. Tegele sellega, mis sul praegu siin on. Ja saa oma elu paremasse kohta ja siis võib-olla mõtle selle peale, et okei, et lähme vaatame teise elu asjasid. Et teise elu asjad, millal tasub sinna minna. Mina ütleks niimoodi, see on muidugi individuaalne, aga see on minu soovitus, mida sa ei pea järgima. Vähemalt 3 aastat pidevad psühhoteraapiad. Vähemalt 3 aastat pidevad psühhoteraapiad. Teed tööd oma lapsepõlve traumadega. Teed tööd oma suguvõsa mustritega. Parandad oma elu kvaliteeti, oma elu nagu tunnetust. Täidad ennast armastusega, mida sul lapsepõlves ei ole. Leiad omale töö, mis sulle meeldib. Mis on hinge järgi.